Nii ma siis tilbendan nende kukeseentega kraanikausi ja lõikelaua vahet ning pärast asetan need kukeseened kuivale pannile ja arutan neil siis ka vee välja. Üks pann on kukeseeni peaaegu täis, võtan igaks juhuks teise panni veel ja üritan need kukeseened 2 panni peale ära jagada. Nüüd on 2 kilo kukeseeni 2 panni peale kuidagimoodi ära jaotatud ja nüüd lähevad need pannid pliidi peale ja ma hakkan nendest kukeseendest vett välja praadima. Vaikselt juba ajavad need vett välja ja kohe ma kurnan selle vee ära. Siis aurutan neid edasi, kuni vesi täielikult nende seest välja tuleb. Seente pealt kallasin vee juba ära ja aurutan edasi, et see vedelik seente seest täielikult välja tuleks. Seened enam nii palju vett välja ei aja, aga ma natukene segan veel neid ennem, kui ma lisan või, kuid vahepeal ma koorin ja hakin ühe sibula ära, sest mul on plaanis teha kukeseene ampse. No mulle tundub, et nüüd on aeg nendele seendele võid lisada, et nad siis võiga läbi praadida. Kuna mul on plaanis kukeseene suupisteid teha, siis ma lisan ainult ühele pannile sibulat ja teisele ei lisa, sest teine läheb lihtsalt sügavkülma reservi, et kui ma kunagi peaksin soovima midagi kukeseentest valmistada. Igal juhul ma panen nüüd soola nendele kukeseendele. Täna on mul tahtmine jämedat söögisoola kasutada. Ma lisan nendele seendele ka tavalist pipart. Lisan kukeseendele ka suitsetatud paprikat ja ma lisan kukeseendele ka aroomisoola. Ja kuna mul on ikka veel rosmariini, siis ma sellele ühele pannile hakken ka rosmariini, millest ma plaanin teha siis kukeseene suupisteid. Sellele pannile, millest tulevad kukeseene suupisted, ma lisan ka rosmariini. Ja nüüd hakkame tegema maitsvaid kukeseene ampse. Kõigepealt paneme küpsetuspaberi ahjuplaadile, siis võtame lavassi ja laotame selle ka ahjuplaadile. Wow. Päris ilusti kenasti katab see plaadikese kohe ära. Ja nüüd asetan selle pannitäie kukeseeni siia lavassi plaadi peale. Ajan nüüd kukeseened ilusti laiali siin. Ajasin need kukeseened ilusti laiali ja nüüd lisan kohe suurima mõnuga siia riivjuustu peale. Ma lisan siia ka ülejäänud juustu, mis mul on. Kogu see juust sai suht suvaliselt siia plaadi peale kuidagi laiali puistatud ja nüüd ma panen selle ahju. No ma arvan, et ma küpsetan seda mingi 175 kraadi juures. Nii kaua, kuni läbi klaasi vaadates tundub see juust täiesti okei ja kenasti sulanud. Kukeseene ampsukesed on nüüd ahjus ja jääme ootama tulemust. Juust on sulanud ja järelikult on
kukeseenampsud valmis. Ja selleks, et need kukeseenampsud oleks sõna otseses mõttes ampsud, on see vaja kõik nüüd lahti lõigata. Kukeseenampsud lavassiga on mul nüüd lahti lõigatud ja taldrikusse pandud. Ma ei tea, kuidas sinuga on lood, aga minu suu igal juhul juba matsub.